Aitäh, Madis. Ma pidin purjetamisest rääkima siis või? Kui sa ütlesid, et südamesest või? Okei. Seda ettekannet ma ette ei valmistanud, aga teine kord. Minu nimi siis Tauno Teivik, olen Oiksio tegevjuht ja Oiksio on olemas selleks, et panustada sellesse suurde visiooni, mida Ivo presenteeris, kus me oleme seal 110% peal keskmisest tootlikkusest. Ehk siis Oiksio on olemas selleks, et luua konkurentsieelist läbi toimiva ja turvalise IT. Ja mina olen siin täna selleks, et mitte rääkida purjetamisest, vaid rääkida siis ühest osast sellest toimivast ja turvalisest, ehk siis just küberturbest ja natukene sellest, et kuidas me juhtidena, olgu siis IT-juhtidena või ettevõtte juhtidena võiksime sellele küberturbe temaatikale läheneda, ehk siis kust otsast. Aga hakkame suuremast pildist pihta. IT on täna läbi põimunud kõigest, mida me teeme. Ma arvan, et kõik te olete siin täna natukene piilunud telefoni, kellelgi on siin läpakas lahti, õhus levivad erinevad raadiosignaalid, me suhtleme oma erinevate süsteemidega tööl ja isiklikus elus. IT on igal pool. Ühtegi organisatsiooni täna ei ole sellist, kus IT ei kasutata, kus IT ei oleks hädavajalik. Ja nagu Ivo enne näitas ka seda Gartneri slaidi, siis IT on selgelt strateegilise tähtsusega. See ei ole alati niimoodi olnud, et kui ta 2019 oli nii, siis veel 10 aastat varem ta seda ei olnud, aga täna ta selgelt on iga juhi laual teema number 1 peale kasvu. Aga see, et IT läbib kõike, tähendab ka seda, et me loome meeletult palju andmeid. Me loome meeletult palju andmeid ja me kasutame neid väga erinevalt. Me kasutame neid erinevates seadmetes, erinevates süsteemides, need asuvad üle maailma laiali. Ja kuigi kasutajate jaoks tundub, et IT muutub järjest kasutajasõbralikumaks, sellepärast et me kõik kohaneme selle maailmaga, kus me oleme, me harjume tehnoloogiaga ja meile nagu kasutajatena tundub, et asi on lihtne, siis taustal IT keerukus tegelikult kogu aeg kasvab. Ja see keerukus tingib selle, et meie IT-süsteemides on meeletult palju erinevaid väikseid sõlmi. Väiksed sõlmed tähendavad seda, et nii nagu on, ma arvan, et kõik, kes on autohuvilised, teavad, et kõige töökindlam auto on see vana auto, see vana Mersu, mis sõitis 1 000 000 kilomeetrit ja ei tahtnud peale õlivahetuse mitte midagi, siis seda sellepärast, et seal lihtsalt ei ole sõlmi, mis saavad katki minna. Aga tänapäevases autos on neid sõlmi meeletult palju, ehk siis on meeletult palju erinevaid võimalusi riketeks, inimlikeks vigadeks ja IT puhul siis ka küberrünneteks, andmete leketeks ja nii edasi. Aga IT peab olema turvaline. Muud varianti lihtsalt ei ole. Ja käin üle mõned trendid ka, mida Madis siin alguses veel mainis. Toimiv ja turvaline IT on selgelt konkurentsieelis, aga mõned trendid maailmas töötavad sellele konkurentsieelisele vastu. Esiteks seesama andmete rohkus, et 2020 kuni 2022 vahemikus maailmas luuakse rohkem andmeid kui viimase 30 aasta jooksul kokku. Neid kõiki andmeid on vaja talletada, neid on vaja liigutada, neid on vaja kasutada oma äri ja erahuvides võimalikult efektiivselt, et teha innovatsiooni, et suurendada tootlikkust. Ja see suurendab seda sama keerukust. Ja selle keerukuse haldamiseks meil on vaja inimesi. Meil tegelikult on ju vaja inimesi, kes esiteks neid andmeid sihipäraselt kasutaksid, aga samal ajal, kes haldaksid ka neid süsteeme, mille sees need andmed liiguvad. Aga inimesi tegelikult ei ole. Inimesed vananevad, ehk siis rahvastik tervikuna vananeb. Arenenud riikides on teada-tuntud vana tõde. Eestis väheneb ka töökõlbulik iga või siis aastad, millal me oleme produktiivsed. Ja väheneb üldiselt rahvaarv. Ehk siis inimesi ei ole. Ja need inimesed, kes on, need on hakanud töötama täiesti teistmoodi. Ehk siis meie teada-tuntud pandeemia, mis ei ole kaugeltki mitte veel läbi, on tinginud selle, et inimesed on massiliselt liikunud teistele töövormidele. Gartneri andmetel 48% inimestest ei tule peale pandeemia lõppu tagasi kontorisse. Mina ei tea, kus see joon tõmmata, millal see pandeemia läbi saab. Praegu tundub, et ta läbi ei ole. Ja mul on tunne, et selle uuringu tulemused, kui nüüd täna see uuesti teha, siis see number oleks märksa kõrgem. Et vaadates meie enda kontoris ringi, siis
täna siin üritusel näeb ka üle 6 kuu ja 8 kuu mõnda inimest, keda kontoris ei ole näinud. Et kontorid on suhteliselt tühjad, aga nende inimestest tuleb hoolt kanda. Ehk siis need inimesed peavad saama oma tööd teha sealt, kus nad tahavad tööd teha. Ehk siis selleks, et püsida konkurentsis, tööandjad peavad võimaldama teha tööd kaugelt, teha tööd mätta pealt, teha seda tööd efektiivselt ja teha seda tööd turvaliselt. Ja samal ajal on siis sellised kapuutsiga mehed meil taustal, kes kõiki neid võimalusi ära kasutavad. Kasutavad ära seda, et me töötame teistmoodi, kasutavad ära seda, et meie andmeid on rohkem kui kunagi varem. Ja kasutavad ära seda, et need andmed on meie jaoks, meie ettevõtete jaoks ja meile isiklikult väärtuslikumad, kui nad on kunagi varem olnud. Küberkuritegevus on $6 triljoni äri. Kui me nüüd mõtleme viimase aja tausta, mis meil maailmas toimub, siis mul on tunne, et see on üks äri, kus tahaks olla, et tõenäoliselt see muutub veel suuremaks äriks ja järjest kasvab. Aga paralleelselt meie ise, kõik, kes me siin ruumis oleme, statistiliselt vähemalt, arvame, et meil on küberturbega kõik hästi. Enamik juhte arvab, et nende organisatsioonis küberturbega on kõik hästi. Reaalsus on see, et enamikus ei ole. Ehk siis umbes nii paljud, kui arvavad, et on hästi, umbes nii paljudes organisatsioonides ei ole ka. 6 triljonist suhtarvuna investeeritakse infoturbesse vaid 2,5%. Ehk siis see kaitse-eelarve versus see ründava poole eelarve on täiesti tasakaalust ära. Võtame kokku. Mina kasutasin ka sõna nutikas, kusjuures me Ivoga ei sünkanud seda, aga tuli ka selline mõte. Et nutikas ettevõttes andmete maht ja enne kõike nende väärtus kasvab. Aga nutikas riigis on üha vähem nutikaid inimesi, kes nende andmetega tööd teevad ja veel vähem, kes neid andmeid haldavad ja turvavad. Ja see, et andmete väärtus kasvab, tingib selle, et kurjategijad värbavad enda ridadesse järjest nutikamaid inimesi. Nüüd ma ristkasutan siin sõna targalt ja nutikalt. Tegelikult seoses sellega, et meie majanduse tootlikkus on Euroopas üks madalamaid täna ja me tahame jõuda sinna, kus ta on üks kõrgemaid, me peame tegema asju targalt. Me peame tegema kõike targalt ja seejuures me peame panustama küberturbesse targalt. Ehk siis me peame suutma teha vähemate inimestega rohkem ja kaitsta neid andmeid, mille abil me siis loome rohkem väärtust majandusse. Ehk siis vaja on plaani, ühte nendest 6 plaanist, mida Ivo presenteeris. Vaja on küberturbeplaan ja küberturbeplaan peab olema vähemasti sama hästi läbi mõeldud kui mis tahes osa äriplaanist ja ta peab ka olema integraalne osa sellest. Aga eeldamine on kõikide kurjade ema. Ehk siis üks hea plaan rajaneb adekvaatsel infol, adekvaatsetel eeldustel või õigemini mitte eeldustel, vaid reaalsel pildil. Me ei saa alustada plaani koostamist, kui me ei tea, kus me täna oleme. Aga mis siis juhtub, kui me ei oma seda adekvaatset pilti? Missugune plaan saab olla see, mida me alustame eeldades? Ei saa ka tänane päev mööda ilma piltideta tankidest. Ma siinkohal vabandan, ma toon ühe näite. Siin kindlasti ruumis on inimesi, kes militaariast teavad minust kordades rohkem. See on lihtsalt näitlikustamiseks. See ei pruugi olla reaalse eluga kooskõlas, aga see on see, mis mulle tundub, et täna maailmas toimub. Kui meie eeldus on, et me läheme rünnakule vahva tankiarmeega, võimsaga, motiveeritud sõduritega, suurepärase logistikaga, mis iganes komponendid sellesse plaani veel kuuluvad. Kui me eeldame, et need asjad on kõik väga hästi, siis tõmbame paralleeli, et me arvame, et meil on ettevõttes kõik hästi. Me arvame, et meil on juurdepääsu õigused reguleeritud, meil on tulemüür, meil on antiviirus vanasõnaga, meil on kõik võimalikud lahendused olemas paberi peal, meil on kõik linnukesed rohelised. Ja me lähme siis nendelt eeldustelt tegema plaani või nendelt eeldustelt tegema äri või siis antud juhul mingisugust jubedat avantüüri. Ja arvame seejuures, et vastane on ka nõrk veel. Vastane ju meid ei ründa, eks ole, et küberturbes on ka, et aga miks mind ju peaks ründama keegi, et selles mõttes me ei ole kellelegi huvitav. Aga siis tuleb vastu reaalne elu.
et mis siis, kui me ehitasime plaani nendele eeldustele, mis oli eelmise pildi peal, aga reaalne elu on midagi sellist, et meie vahva tankiarmee on korruptsioonihamba poolt ära näritud, koosneb vanast tehnoloogiast. Meie reaktiivsoomus, ma arvan, et militaristid nimetaksid seda, on asendatud munakarpidega. Meie kütus on maha müüdud, meie väed on selgelt demotiveeritud, külmas, söömata. Sellise baasi pealt lähme siis oma plaani ellu viima. Võib-olla küberturbe maailma tuua, siis jah, meil on tulemüür, aga seal sees on vananenud tehnoloogia, rakendamata mingid sisukontrollimeetmed, reeglid valesti seadistatud, kaablid valespordis minu poolest. Meie antiviirus on küll olemas kõikides arvutites, aga me ei ole taganud seda, et kasutajatel oleks piisavalt mugav oma tööd teha ja nad pääsevad nendest kaitsemeetmetest mööda. Nad ei ole saanud tegelikult aru, mis neilt oodatakse küberturbe perspektiivist. Me oleme inimesi koolitanud ja nad ei ole tegelikult eriti motiveeritud ka küberhügieeni jälgima. Peaasi, et saaks kiiresti oma töö tehtud. Mind väga ei huvita, mis mul siin arvutusse alla laetakse. Üks on reaalsus, üks on eeldus. Mismoodi me siis seda plaani peaksime nüüd tegema või mismoodi see plaan saaks õnnestuda? Minu soovitus on mitte teha küberturbeplaani, äriplaani või mis tahes muud plaani kinnitamata eeldustelt. Ehk siis, mis puudutab küberturvet, siis selgelt oleks mõistlik lasta kolmandal osapoolel luua enda jaoks adekvaatne info, mille baasil plaani ehitada. Mida üks hea küberturbe audit annab? Ta annabki selle sama neutraalse pildi, selle hetke olukorra. Ta kaardistab ära kogu teie taristu, kogu teie tänase olukorra, missugused reeglid on seadistatud, missugustel kasutajatel on kuskile ligipääs ja nii edasi. Kui me nüüd juba läksime natuke tehnilisemaks ka. Ehk siis te saate rida-realt kirjelduse oma tänasest olukorrast. Hea küberturbe auditi väljund on ka visioon tulevikuks ja kõik, mis jääb sinna vahele. Ehk siis reaalsed konkreetsed sammud ja sisend eelarvesse. See ei ole veel küberturbe plaan, aga see on suur osa sellest. Ehk siis nutikas ettevõttes on IT strateegilise tähtsusega. Toimiv ja turvaline IT on konkurentsieelis, aga vastupidine on ka tõsi. Ehk siis, et mitte toimiv ja mitte turvaline IT selgelt ei ole konkurentsieelis. Ja nutikas plaan saab alguse, asendame selle küberturbe seal millega iganes, aga auditist, sellest, kus me täna oleme, selgest pildist. Aitäh! Nii.